Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Mihhail, sa käisid äsja Stenbocki majas ja ümarlaual arutasite, et kuidas siis ikkagi lahendada ära see probleem, et meie valitsus on niivõrd ebapopulaarne. Et millised need lahendused siis olid, mis kokku leppisite? No ma arvan, et täna 1. aprillil on eriti oluline rääkida valimistest. Et teadaolevalt paljudes riikides see on traditsiooniline lollide päev ja lollide päeval tulebki arutada, mis saab parlamendiga ja keda siis inimesed valivad. Aga kuna juhtus nii, et eelmise perioodi jooksul Eesti inimesed ei olnud valitsusega rahul ja valitsus pidi taluma kriitikat oli liiga palju, siis tegelikult otsustasime, et järgmine kord süsteemi tuleb muuta ja mitte rahvas valib endale Riigikogu liikmeid ja siis ka valitsuse liikmeid, vaid valitsus valib endale rahva. Ja siis ei ole enam selliseid probleeme, mida oleme näinud päris pika perioodi jooksul. No mulle tekib kohe küsimus, aga kui nüüd valitsus valib endale täiesti uue rahva, et mis siis saab vanast? Aga see probleem on juba tegelikult lahenduse leidnud. Arvestades, kui sügav on meie demograafiline kriis, siis juba varsti probleemi enam ei ole. Ja samas, mida vähem on inimesi, seda lihtsam on ka valitseda. Kui jääbki umbes sama palju nagu Riigikogus, siis see valitsemine muutub efektiivsemaks. Suurepärane, suur tänu Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina olin Janek Mägi.